Jõudsime nüüd siis järveni. Pärast püüame veel natukene jõgega edasi. Kämpimisplats on meil suht lähedal. Aga jõudsime järveni, kus siis väidetavalt pidi siis palju siiga olema. Et siiakala on ka päris hea söögikala. Katsume nende 2 suure kivi peale minna. Ja siis saame hakata siin päris suure sektori saab läbi loopida. Oi, mis sa nüüd teed? Oho. Nii, esimene võtt on tegelikult olemas, aga natukene suurema landi peale. Ja nüüd panime väiksemad landid. Ja vaatame, kas õnnestub midagi saada. Nii, meil on esimene kala olemas. Ma võtan kahva. Oho. Nüüd on kahvatamine on muidugi päris tore. Aga jah. Või ei on ikka otsas vist. Nii, kas täna saab... Kas ta see võitlen? Ja, läheb mööda põhja. Kas see on? Ongi siig. Oota. Ongi siiakala. Nii. Väga kena siig. Nii. Oba! Väga kena siiakala. Hästi. Nii, siig. Olemas. Nii, Kristjanil teine kala. Ma tulin siia lihtsalt nalja tegema. Kahvatama, jah. Ma olen super kahvamees. Tundub, et siiga siin on. Aga hästi põhja lähedal hoiab, vaata. Oi. Oi. Lõpeta ära. Nii. Nüüd sa pead siia juhtima ta. Aba! Nii. Hästi. Nii, saad. See on veel suurem ju. Nii, selline korralik. Ma arvan, et see on üle 40. Nüüd on ka minul kena siig. Kena siig käes. Jaa, endaga, jah. Nüüd on ka minul olemas. Oi. Mis, kuule, see on jõekas või? Kas see on jõekas? On või? Ei ole jõekas. Oi, mine pekki, kui suur. Appikene, mis nüüd saab? Mis asi? Oi, vaata, sul on elukala. Sul on 50 võib-olla. Appikene. Ma ei viitsi enda sellega. Saad vä? Palun ära lase ära rahulikult. Oi! Mis asi see on? Okei, 50 ei ole. Ei ole, aga oi! Ma vaatasin, et siin sammas. Tuli järgi, ma hakkasin kiiresti kergima, et sinu ja. Täiesti lõpp. Aga vaata, siin on jumala ilusat jõekat ka. Täitsa lõpp. Täiesti lõpp. Ma ei tea, kuidas ma selle siia. Mul on endal kah pahasti. Mida asja? Tuubel. Ühel vennal on kurja. Ma võtan ta lihtsalt käega. Oba! Ka minul on siig käes. Aga see on tegelikult väike vist. Kuule, ma lasen selle tagasi. Vaata, ta on suht väike. Ta on väike. Sinu omadega ei anna võrreldagi.
las ta kasvab jah, sinu... Jaa, tulen kohe. Läks. Nii. Ja ma vaatasin kohe, et hüppas veest välja, et see on jõekas ju. Nooni. Ilus. No 43. 43. Kuule, jah töö. Kristjanil on kala jälle. Ma siis kerin enda oma nüüd välja ja nüüd tuleb äkki mulle siis. Vaata kiirelt. Sa võid unistada. Ei, no kuule, never know, on ja. Võiks ju sama korduda. Oleks päris hea. Okei. See on siig, jah. See ei ole tulnud möllama. Kui ta väike on. Aga sa vist ei püüa väga väikseid. Minu oma oli küll väike. See on päris korralik, et me üle 3 siia kaasa ei taha võtta. Kahad tarada. Jah. Ma tulen... Oi, see on jälle koll ju. Nüüd ma näen. See on korralik koll. Oota, oi. See on korralik koll. Nii, ja nüüd tuleb. Ei taha veel tulla. Ei ole väsinud veel. Ei ole väsinud. Kus vennal on jõud? Nii, aba. See on juba korralik. Minu oma oli tead nii pisikene, et see on jälle... Kuule, midagi siia lausu ja uskumatu. Nii, nüüd on meil 3 kala, siiakala ka söögiks olemas. 3 siiakala täpselt, jah. Et nüüd ülejäänud on põhimõtteliselt catch and release ja ka forellidega on põhimõtteliselt nüüd on catch and release, et ei ole mõtet nagu... Ei ole mõtet, jah. Forelli ka ei ole mõtet nagu selles suhtes. Et muidu läheb nagu, saame täna saame süüa, saame homme hommikul süüa ja ongi olemas, jah. Nii, oleme kämpimiskohale päris lähedal. Ilm on mõnusalt vaikseks jäänud. Vihma ei saja. Loobime veel mõned kohad läbi. Ja siis ongi kämpasse minek. Puhkama 6 tundi püüki. Kaarlist ja Maiklist hetkel ei tea midagi. Et kuidas neil läinud on. Järvest ei ole mitte midagi saanud ja ilm on selline, nagu te näete. Ma väga loodan, et nad on saanud ka paaljat. Järvest ei ole mitte midagi saanud ja ilm on selline, nagu te näete. No nii, siin käis meil siis väike fotoseeria kaladega. See on siis minu ja Kristjani saak. Minul on küll 1 kala ainult, aga seest kõige suurem. Ja Kristjani kalad on need ülejäänud. Et päris tore püük oli, 6 tundi. Ja no kõhu saab nüüd tükiks ajaks täis. No tere hommikust, sõbrad! Kalastuspäev number 3 minu teada. Ega siin on päevad ja ööd sassis, aga... Lisaks ka päevade loendamine. Päevade loendamine, jah. Aga kalastuspäev number 3 peaks olema. Õues on hetkel väga ilus ilm. Ja... sööme... Palju? Minu arust on rohkem praegu. Tundub jah, nagu 10 oleks. Aga ühesõnaga, eile õhtul oli küll väga jahe, mingi 2-3 kraadi sooja. Aga praegu hommikul täitsa mõnus, jope lahti ja teeme söögid ära ja siis mõtleme välja plaani. Tänaseks hommikusöögiks on scrambled eggs with pasta. 3. päev. Let's go! Mina ja Kaarel oleme ühel pool kaldas. Ja poisid on seal pool kaldas, siis Maikel ja Kristjan. Vesi kohiseb, loodetavasti mu jutt jääb kõik kaamerale. Jäljed liival on need.
mis võiks 1000 aastat kesta veel. Opati! Tundub küll! Opa! Opa! Ilus suur! Ma tulen siia. No siin sa saad tegelikult kaldasse ka teha. Ma tean, seda ma plaaningi teha. Aga ma plaanin ta vabastada kusjuures. Sul on mille peale? Ikka viirastus ja see õbe. Just võtsin ära selle. Julmalt võitleb. Oi, kui kena. Saad pilti ka teha või? Viskan korra kiirelt mõõdurindi peale. Aga jällegi uskumatu, viirastus. 0,43. Loodetavasti ta lehku ei pane. Pani! Pani lehku. Jõudu küll. 43. Ülivinge. Tegi rohkem sõitu kui su Väga hästi tegi sõitu. 53. Et pigem on hea, kui nagu kerid, viskad nagu alla ja kerid vastu tagasi. Sest ma näen, et siin läheb jumala sügavaks. Jälle pausid sisse ja ei läinud väga kaua aega. Jälle, järgmine sai otsast. Kristjan sai ka teisel pool kaldas kala. Vägev. Algus on alanud väga hästi. Palun. Forell või? Forell, jaa. Too mõõdulinti. Tundub siuke pea 50 poiss. No sellepärast ma tahakski teada. Jaa, aga panedki ridva kõrvale. Mine kaldale sinna, siis ta ei saa sul minema kindlasti. Sa ei saa muidu ridva kõrvale normaalselt mõõta. Nagu merikad püüaks, et teeme pause, kerid, teed jälle pausi ja niimoodi kogu aeg. Lased natukene vajuda ja siis hakkad kerides pause tegema. Nii, just äsja oli päris hea kala otsas. Ja läks otsast ära. See oli väga hea kala. Pisikene, jah? Aga kala. Aga kala. Teine vise. Sõbrake. Laseme su kohe vabaks. Teeme käe märjaks. Ops, käsi märg. Tule tagasi. Nii. Nii. Selline. Läheb tagasi. Teine vise siia, tulin tagasi siia.
millega tegeleme, Kristjan? No härrad, mis me teeme siin? Snäkk. Mingi blueberry või mingi hõka. Hea. Ei! No ei ole mingi mega suur. Oota kahv. Palju õnne, said kala. Ma ei tea, kui suur. Maicel, kahvatad ära või? Ma tõmban siia või? Kala on lähedal. Tuleb minu juurde juba. Sinist värvi. Sinist värvi. Sinine kala. Nii, Kristjani kena kala. Null on siin. 41. Sõber, mis sa teed? Proovid lennukat või? Ma arvan, ma jäin siia mõneks ajaks. Nagu pikaks ajaks. Pikaks ajaks? Paariks kolmaks tunni. Long time. Long time no see. Vaata, kui hea vaikne rahulik vesi siin on. On. Nii. Kus järsku käis laks? Opadii! Kus järsku käis siuke pauh? Mitte kusagilt. Mitte kusagilt lihtsalt. Hull võitleja. Kena kala, jah, siuke. Ei teagi. Kui suur ta võib olla? 40 peale? 39. Lõpeta ära oma 39. Too sa siia nüüd kaasa vängitega. Oi, väga ilus kala ju. Aga oota, ma teen ta lahti ja ma ei võta. Ja. Pane mõõt peale. Noh, võta see. Peale vaata. Oga! Ei ole hullu. 39. Ja, läheb sealt. 39, ja. Ei, väga. Uskumatuna. Proovin nüüd paunad nüüd kõik korraga võtta. Kõik paunad korraga? Jah. Aha. Ma ületsin nüüd üks haaval. Aa. Jalad märjad? Ei ole. Kaapad on väljas, küll märjad.
et päris äge püügipäev on kokkuvõttes olnud. Kell 11 alustasime, kell on 5:30 õhtul ja tegelikult nüüd käisime päris kaugel ära ja hakkame siis tagasi laagriplatsini matkama ja tõenäoliselt jälle püüame parimad kohad läbi ja kui jaksu on, siis vaadata natukene ka ülesvoolu uuesti, kus hommikul ennast ilus kala näitas. Nii et jah, ei, väga äge. Väga äge. Ja loodus, loodus. Ja vaadake seda liha värvuse vahet. See on ikka täiesti punane ja seal on heledam liha. Kas üks on siis sealt või? Ja pesto pasta. Kas üks on, milline see sealt on, ei tea? See oli järvest. Heledam on järvest. Ja punane on siis sellest jõest. Aga jah, jõhker värvi vahe.